tere! Tekkis selline huvi vaadata 12 päikesemärgile sneak peeki suve kohta. Mis õigemini ma ei tea miks, aga ma tahan küsida. Olgu, kas see on märgiline? Ma tahan küsida iga päikesemärgi kohta nii-öelda, mis on nende selle suve saladus? Märksõna. Me ei lähe detailidesse, kuid vaatame märksõnana. Ja alustame jääradest. Mis on jäärade selle suve saladus? Jäärad ootavad midagi. Mida nad ootavad? Nad ootavad, et võtta mingi risk, mis määrab nende edaspidise käigu. Nad ootavad mingit õnne või mingit jackpoti või mingit sellise. Jäärad saladus on võib-olla see, et nad muudavad mingit mängu. Nad tahavad õppida midagi. Nad jäärad võib-olla püüavad õppida midagi uut, mis on täiesti, mida nad varem ei ole nagu teinud. Ja saladus on võib-olla ka see, et nad on näinud unenäos märke, et seda teha. Nii, vaatame sõnnidele, mis on sõnnide selle suve saladus. Vau! Mis see tähendab? Suvalisest kohast võtsin. Sõnnidel võib olla sellel suvel suur sisetöö. Analüütiline, nad teevad väga palju sisemist analüüsi. Mingi varjutöö on. Ja võib-olla see on nende saladus, aga võib-olla nad, kuidas öelda, nad liiga kiirustavad edasiliikumisega. Sõnnidel ei ole see väga kohane ja tavaliselt kui sõnn hakkab kiirustama, siis ta võib stressi minna veelgi rohkem. Ta on mõistnud mingit oma varju ja ta paralleelselt sellega, mis ta teeb, ta tahab nagu ka edasi liikuda. Aga see võib olla sõnnile väga koormav kõik ühe korraga. Et on hea, kui ta võtab üks asi korraga nagu. Aga eks ta ise teab. Nii, kaksikute. Mis on kaksikute suurim selle suve saladus? Okei. Kaksikutel on esinemist. Mingid esinemised on kaksikutel. Mingid värsked uued algused. Oih, kaksikutel on täitsa esinemisi. Vaata. Lavakaart. Niike spring on ju. Ja kogu suve isegi võiks öelda. Kogu kevad suvi. Alates juba maist võib olla see. Ja mingi kõne, mingid esinemised, ühesõnaga vaatan ühe kaardi veel. Sünkroonsused, partnership. Tähendab, siin on koostööd, niisugused toredad ettevõtmised, suhtlused, edasiminekud. Väga armas, sest mina olen kaksikud. Ja ma vist natuke midagi aiman, aga ma tunnen, et siin on veel midagi, mis ma isegi ei tea.
ja tähtis on siis usaldada ja olla kaassõltuvusvaba. Olen täiesti seda meelt. Ja usaldan, et universum hoolitseb minu soovi eest. Aitäh, et kaksikutel nii tore uudis tuleb. Saladus. Ja avalik saladus. Nii, kaksikud, siis tuleb ju vähk. Vähkidel on üks saladus, mis on nende unistus. Vähkidel on selline asi, et neil on olnud süda murtud armastusega või mingi leinaga. Seoses on neil süda murdunud olnud. Mingi muinasjutt on murdunud olnud. Aga see on nende kuidagi neid kaastundlikumaks muutnud. Nad on kasvanud suuremaks inimeseks läbi selle kogemuse. Nad on ise tasakaalustunud läbi selle kogemuse ja kasvanud. Saladus on vähkidel ka see, et nad on spirituaalsel ärkamisel sellel suvel. Nende sisetöö, eneseareng ja hiro. Nad on iseenda elu kangelased. Midagi nendes läbi mingi loo, leina või suhte lõpu on tärganud. Nad ise tasakaalustuvad ja muutuvad suuremaks. Nad on integreerinud mingi valu oma väeks. Siin näitab väga selgelt seda, et liidriks. Nende saladus on see, et nad astuvad oma liidripositsioonile, aga läbi südame. Võib-olla nad on varem olnud liiga unistavad, aga nüüd ma näen, et siin on nagu tõsisemad või kuidagi nagu küpsemad energiat selles osas, et nad lihtsalt ei unista, vaid nad loovad ja nad loovad täiesti uuel tasandil läbi kogemuse. Huvitav. Et nad ärkavad mingist unest ülesse. Nad on varem elanud nagu mingit unistust, kus nad on välja kasvanud. Vot seda näitavad kaardid. Vähid oli see. Nüüd tulevad lõvid, eks? Lõvid. Lõvid on kaitses. Nende saladus on see, et nad on väga-väga kaitses. Nad on isegi kutsunud lisakaitset, sellepärast, et nad tegelikult loovad ja naudivad oma küllust. Nad loovad ja naudivad oma küllust ja edu. Lõvid on muutunud rohkem selliseks kukkunud oma südamesse. Ja kui varem on lõvid sellised välisele orienteeritud, vaata tavaliselt, siis siin näitab, et nad tahavad oma küllust nautida ja neid ei huvita välimine ja kuidagi nad tahavad oma tugevust jagada hästi väikse ringiga. Tugevust, julgust või tähendab tugevust ja küllust väga piiratud ringiga jagada, et neid isegi väline nii väga ei huvita, nad isegi täiesti tahavad sellest nagu kaitset, nagu selles mõttes, et ei huvita see. Neil on oma heaolu ring loodud. Nii, siis tuleb neitsi. Neitsil on nii, et tema püüab luua midagi, tuleb hästi läbi nagu AI oleks või midagi innovaatilist, midagi tehnoloogilist, midagi modernset püütakse siis leiutada. Ja tähistamist tuleb. Saladus. Okei, ma vaatan korraks, mis see saladus siin veel näitab.
Neitside saladus on ka üks, neil on mingi kellegiga kamm. Tuleb läbi, et kättemaks versus tagasi tegemine tasakaaluks. Neitsid võivad olla kättemaksuimulised sellel suvel, aga tagasi tegemine tasakaaluks, seda tuleb mõelda, kas see kaalub, kas seda on vaja või see loob rohkem karmat juurde. Siin on selline mentaliteet, et tahetakse tagasi teha, et siis selle arvelt tunda rõõmu, aga it's a bad idea. Tasakaalusta iseennast. Eneseteostus in action, vaba elu terve. Niimoodi sa takistad iseennast. Et keegi on pettunud mingis tões või siin on selge soovitus tasakaalustada iseennast ja isegi reikit õppida. Kaalud. Kaalude saladus sellel suvel. Mingi kaotus või mingi lein on siin. Mingi vanadus, kaotus, lein. Mis asja? Ja läbi selle võib tekkida ka töösse paus. Aitab loodus. Tähendab, siin on mingi rasked energiat on siin, mingi leina energiat. Kas lahutus, kaotus, surm, lein. Kas tuntakse ennast vanana või keegi vanem inimene sureb ära? Ma ei saa aru. Ühesõnaga mingi saladus, see on isegi mulle saladus siin. Vaatan seda. Empathic, disinterested. Ma ei saa midagi aru, et niisugused nagu külmad energiat on nagu. Ma ei saa mitte midagi aru. Kommunikatsioon. Loodus aitab tasakaalustada, aga tuleb välja nagu, ma ei tea, kas kaalud ise on või keegi on nendega väga apaatne, mitte huvitatud, lahkuminekud. Siin on, see surm võib olla ka selles mõttes mingi eluetapi surm või et ei taheta töödki teha või disengage, nagu natukene isekus, kas kaalud ise on või temaga ollakse. Külmus, isekus. On vaja täielikku restarti. Tuleb läbi. Minu jaoks on ka natuke segased energiat siin. Väga huvitav, nagu kurvad ja kuidagi, ma ei tea, lihtsalt see tahab esile tulla, mitte ei tähenda, et see nüüd ongi ainukene. Skorpion. Saladus on see, et mingi otsus tehakse ära, et on väga palju ebakindlust seoses nagu mingi paari suhtega või mingi unistuse ootusega. Ollakse teemant tugev. See tähendab seda, et on päris palju enda sisemist tööd tehtud, et süsist on tekkinud teemant.
kuidagi nagu oluliste otsuste aeg on, et otsused on tehtud, pane tähele, legal matters, mingid õigusteadus, mingid asjad, fair, mingi õiglus, mingi tõsine situatsioon. Ja siin näitab, et on päris palju õppimist ja usku ja usaldust. Ja see näitab, et tegelikult tasub ennast ära, sest tuleb see. Isiklikust vaatest skorpionite saladus on see, et nad on väga palju sisetööd teinud, aga nad justkui nagu ootavad väljast ka midagi. Aga näitab, et mingid väga tõsised ametlikud mingid valikud on. Või siis mingi kohtu, mingi, ma ei tea. Tuleb usaldada oma sisetunnet ja mis on meie armastuse keel, mis see tähendab? Et nagu justkui nagu voolamine oleks kinni, sisetöö on väga hea ja tugev ja tulemusrikas, aga justkui nagu oodatakse ka väljast midagi. Võib-olla kaardid tahavad öelda, et saladus on see, et on vaja lihtsalt mingi otsus teha. Et väga palju on mingeid hinnanguid või vaja tähelepanu fokusseerida või ära valida või mingi selline asi või mingi serious situation, et oluline otsus on vaja ära teha. Et muidu võibki ootama jääda. Aga oma isikliku eriala või isikliku enesearengu teekonnal on teemanti uus tugevus. Et saladus on võib-olla see, et nad on väga palju sisetööd teinud siiski, jah. Tubli töö selles mõttes. Peale skorpionit tuleb hambur. Hamburitel on vaja hoolikalt mingeid detaile läbi lugeda. Hamburid on nagu, midagi on vaja lugeda ja ridade vahelt mõista. Nagu tulivesi dünaamika, kuna hamburid on ise tuli, siis mingi veeelemendiga inimesed või olukorrad või need aitavad jõuda mingi võiduni. Aga ollakse on vaja kodu puhastada, ollakse nagu ohvri mentaliteedis. Emba kumba, kas siis veeelement või tuleelement ollakse ohvri mentaliteedis, aga on vist, tahetakse midagi saavutada, mingit finišit, mingit võitu, aga kuidagi nagu ise pidurdatakse ennast. Tulla rohkem endasse. Mingid ametlikud võidud. Tahetakse rohkem kodus olla või ja tahetakse rohkem oma selles kuidagi nagu mingid takistused on ka. Ütlen alati ei, kui nii tunnen, et ma ei tea, tasub ka usaldada seda, sest tegelikult hamburid on ka üpriski sellised intuitiivsed, eks. Et kui neil ikkagi sisetunne ütleb ei, siis see ei olegi võib-olla ohvrimeelsus, see tähendab võib-olla seda ka, et see võib olla kaitse. Kui sa tunned nii, siis see võib olla sinu teejuhtide juhis. Et tõmmata koomale, ei pea võitma igat võitlust või mingeid asju, midagi seda tahab siin öelda. Et see ei tähenda ohvrimeelsus, see tähendab võib-olla ka, et hoopiski tugevust. Et ütlen alati ei, kui nii tunnen. Kui sa tunned ei, siis ütle ka. See on hoopis tugevuse märk.
hambur, detsember. Kaljukitsed on föönixina tõusevad. Kaljukitsedel võib minna hästi rahaga. Neil on kuidagi luksuslikud energiad. Nad tõusevad tuhast, neil on uus algus, neil on muutused, luksuslikud. Siin võib reis olla, siin võib endale kingitusi teha, siin võib nagu luksuslikud, väga hinnalised energiad on. Ahah. Ja kaljukitsedel on tore aeg suvel. Ja nad on hästi töökad ja niisugused töökad ja neil on oma rutiin, aga nad oskavad ka nautida ja aega maha võtta ja liikuda. Kvaliteetne suvi tuleb see, vähemalt nii on nende saladus, nende plaan või nii öelda, kuidas öelda, midagi määratud on sinna suunda natukene. Ahah. Võib-olla nad on ka rohkem tundlikud teistele. Nende süda on rohkem avatud. Ja nad on vägagi fokusseeritud oma huvidele, annetele, hobidele. Kaljukits veevalaja. Veevalajad loevad. Veevalajad ajavad õigustaga, on väga õiglased või ootavad seda või õpivad õigusteadust. Veevalajatel nad on fokusseerivad sellisele või vastust otsimisele. Veevalajatel on, nad ajavad mingit tarkust taga, otsivad vastuseid. Ja nad on keskendunud, veevalajatel võib olla siin mingid transformatsioonid ja ka varjutööd. Ma näen, varjutöö võib ka veevalajal tulla. Reiki sümboli soovitus tuleb veevalajatele. Kindlasti reiku, mis on selline puhastav välk. Kui sa ei tea, ja sa oled veevalaja, kindlasti võtta ühendust, sest siin tulid päris ohukesksed kaardid, kus tundub, et sa teed seda küll sisetööna, mitte välise võitlusena, aga tundub, et mingi varjutöö on sul. Ja sa tegelikult oled õigel teel, sa otsid vastuseid õigetest suundadest ja kõik see, aga ma võin sulle öelda seda, et väga intensiivne on su suvi. Ja ma tean ka, mis varjutöö siin on. Võtta ühendust, kui sa soovid kinnitust sellele, kui sa tunned ennast ära. Soovitus on ka plant therapy ehk taimeteraapia, erinevad sellised maitsetaimed, võib-olla istutada aias või ka havisaba on väga hea magamistuppa või oma arvuti kõrvale panna. Maisikollane ja energiakeskusena päikesepõimik vaadata. Elu on loodud teostumust pakkuma. Kuld. Tähendab, sa tahad edasi minna mingis omas selles. Tundub, et su otsid valikuid, oled strateegiline. Sa leiad rahu, heaolu rahu, sa leiad sügisel. Võiks isegi öelda, et sa sünnid uuesti sellel suvel. Sa oled nii tasakaalus, sul tuleb väga intensiivne suvi, aga sügisel oled sa nii tasakaalustunud ja kuninga või kuninganna energias. Rahus, aga sellises rahulikus rõõmus, sisemises rõõmus, et sinu näost on näha, et sa naeratad. Oma kõhutunne, et su kõhutunne naeratab või su sisemus naeratab, seda on nagu näha sinu näost isegi, kui sa ei naera ega naerata. See nagu ilmneb. Midagi sa avastad, küpsed ja see on ilus. Kuningas ja kuninganna aspekt on tegelikult päris selline küps,
väärikas. Ma tahan öelda, et sa oled õigel teel. Ja mis saladus see ikka on? Väga paljudel on varjutööd hetkel pinnal. Lihtsalt osad taipavad selle ära ja tegelevad sellega, osad maadlevad sellega. Ja sina oled see, kes arendab, liigub edasi. Ja siis on meil peale veevaled kalad. Okei. Nüüd on selline lugu, et kaladel on sisemise lapse töö. Ja nad kas ise panevad ennast puuri ja tahavad eraldada muust maailmast. Kas reisis või kuidagi. Või neid pannakse. Ma näen, et nad pigem ise teevad seda. Ja nad otsivad samamoodi ühendust oma erinevate aspektidega. Sisemine laps nagu mediteerivad, mõni teeb võib-olla joogat siin on ju. Nagu ma näen soojamaa mingit nagu reisil oleks, eraldutakse oma rutiinsest keskkonnast. Sisemise lapse töö on. Ja kui esimene päikesemärk ja viimane päikesemärk, jäär ja kalad, mõlemale tuli kuldse ajastu kuldne valgus. Ehk nad on saanud aru, et mõlemad nii jääras kui ka kalades siis, et uus ajastu nõuab sellist sisekaemust päris palju. Kuigi jäärad ja kalad on täiesti erinevad minu jaoks, nad on võiks isegi öelda, et vastandlikud. Aga nad mõlemad saavad aru, ja siin tuleb ka mees ja naisenergiate tasakaal. Kui jäär esindab pigem meesenergiat, mis on nii naistes kui meestes jäär on meesenergia ja kalad pigem on selline, mina isiklikult arvan rohkem naiselikum vee-elemendi energia, intuitiivne ja nii edasi, siis siin tundub, et algus ja lõpp, et kogu suve saladus on see 12. päikesemärgil, et mees ja naisenergiate tasakaal. Ja sellele ei vastanduta, vaid sellega tehakse koostööd. Võetakse endale aeg selleks. See on selle suve kõige suurem saladus, mis on tegelikult ju positiivne. Et see on natukene, siin on ka kalade ja veevala ja ajastu üleminek. Tsakrate meditatsioon, fookus. Tsakrate meditatsioon, fookus. Ma just täna tegin video, et telli ainult 5 eurot siis energiakeskuste meditatsiooni tasuline video või siis 1-1 isiklik oma energiakeskuste ülevaatus, analüüs videona, et üks on 5 eurot see esimene ja teine on 10-10. Lugemise soovitusi, mees ja naise energiate, mul tuleb kohe Nekrassov, eks ju. Tema on kirjutanud väga palju. Ema armastus, mees ja naine, ühesõnaga väärtuste süsteem. Ja naise ja mees energiate tasakaalust räägib imeliselt ka Osho kõik raamatud. Ebaõiglus, saladus. Ja otsitakse nagu mingit õiglust, aga see õiglus tekib automaatselt, kui tasakaalustatakse mees ja naise energia iseendas, siis tekib õiglus, siis mõistetakse elu on õiglane, tekib tasakaal. See on tegelikult selline imeline ka. Kõik armas. Ja. Sisemine perekond, ühesõnaga, tuleb tegelikult päris isegi nendel, kes võib-olla ei ole varem sellega nagu liiga palju uurinud või isegi, kes on süvitsi uurinud, nad hakkavad ennast nägema veelgi sügavamalt. Saladus on see. Aga osad teevad seda pealiskaudselt, osad sügavamalt. Ole konkreetsem. Võiks isegi öelda, et mis on sinu jaoks õiglane ja tasakaalu loov.
mis on sulle hea. Kuidagi nagu hakatakse rohkem enda sisse vaatama. Siin olid ka mõned, kes tahavad nagu kättemaksu teha või tagasi teha ja siis tõusta läbi selle, kuid see on juba eos läbikukkumisele määratud. Et ja ma näen, et siin on nagu osadel isegi lõbus selle tõttu. Aga see lihtsalt käivitab uue ringi sinu enda teemades. Ainuke, mis on, aga siin ma näen väga paljusid lähed enda sisse ja teevad seda rohujuure tasandil, siis enda sees seda tasakaalu ja siis väline muutub. Ja see ämbrisse astumine, kui sa teed tagasi, ongi see, et sa saad aina rohkem selliseid inimesi enda ellu juurde, sellepärast, et see on mitte kukepoks, vaid see varjupoks. Sest sa ise magnetiseerid selliseid aspekte seal suguvõsa tervikus. See mäng on seega sinu enda vastu pöördub, sest see on sinu enda mäng. Aga kui sa teed nagu integratsioonitööd sügavuti, see ongi see kogu saladus, eks ju, siis kogu maailm muutub. Ja seda ma näen, et üle poolte on mõistnud või mõistavad läbi kordusmuustrite, läbi minu videode, läbi sünkroonsuste nende enda elus ja nii edasi. Ja see on päris ilus nagu. Teadki seda, kui mingi vari tuleb üles, see on kõigil praegu nii. Lihtsalt osad teadvustavad, osad ei teadvusta. Ja osad hakkavad seda lahendama, osad võitlevad maailmaga. Kui sa ei tea, ei ole puutunud selliste asjadega kokku, võta minuga ühendust. Maikuus on muide 2 tundi 100 eurot on kaugseanss, tavaliselt on see 200 eurot. Seega, kui sul on mingi vari üleval või midagi siit haakub ja kinnitusi said, siis võta minuga ühendust, kui sa ise ei oska sellega teemaga tegeleda, ei tea, kust alustada. Et mina olen sellega tegelenud juba aastaid ja sellise teadlikkuse levitamisega sellistest energeetilistel teemadel, et sa saad ennetada siis nii-öelda käia tarmateed, eks, iseendale ja oma lähedastele. Luua küllust, mitte puudust. Luua hingerahu, mitte draamat ja nii edasi. Võta ühendus, kui see sind huvitab ja või kui sa tahad. Ma sain siin tagasiside just ühelt, kes tellis nii energiakeskuste meditatsiooni video kui ka õnnenumbri video kui ka üks-ühele personaalse energiakeskuste ülevaate. Sain just aitäh, suur tänu, armas hing. Sai kätte, et see ongi see, et sa saad kohe neid vaatama hakata. Kohe kui tellid, kohe kui makse on laekunud, kohe link tuleb, kohe saad tšauh-pauh vaatama, kogema, enda elu looma hakata. See on nagu imeline. Ma olen nii tänulik selle võimaluse eest ja selle eest, et see läheb ka teile korda, et see on niisugune kõik võidavad projektike mul siin, projektikesed. Aitäh sulle, kohtumiseni!